fantastiline. Järgnevalt on tulemas siia lavale duo Erkli Puksist. Sigmar, kes vabal ajal keerab nuppe DJ-pildist, on Erkli Puksist kindlasti nii mõnegi nupu väga hästi paika keeranud ja tuleb räägib sellest nüüd. Ja Karl ütles, tema vaba aega ei olegi, aga seda enam on ta pühendanud Erkli Puksi arendamisele, nii et duo Erkli Puksist, Sigmar ja Karl teie ees. Aitäh! Ma võtsin teise lõpuki igaks kaasa, kui siin kokku jookseb midagi. Tere jälle siis kõigile, mina olen Sigmar ja mina olen siis Erkli Puksi sellise tarkvaraprojekti üks originaalsetest asutajatest ja olen tegelikult igapäevaselt rohkem tehnilises rollis ja programmeerin ja mõtlen välja arhitektuuri siin tagataustal. Ja mul on siin toeks sõber Karl, kes sõber kolleeg Karl Aadame Kaustel, kes on siis Erkli Puksi igapäevane tugihing, ehk siis kui kellegi midagi katki või ei tööta või vajab arusaamist, siis Karl üldiselt aitab sellega hästi hädast välja. Ma tahtsingi tegelikult täna rääkida ühest vägevast sellisest IT-lahendusest, millega me eelmine suvi välja juba tulime või arendasime. Aga enne kui ma edasi lähen, ma tahaks, et tõuseks kõik korraks püsti. Nagu tuleme kõik korraks püsti. Väga hea. Sest ma näen, et keegi mõni on nii ja teine on naa ja siis nagu... Nüüd teeme sellise asja, et tõstame käed kõik üles ja liigutame. Või vahepeal mõni keerata vasakule ka. Ja paremale ka. Super, võib istuda. Sest me oleme kõik kontoriinimesed, sest ma tean, et see istumine on jube tüütu. Ja tahaksingi rääkida teile sellisest lahedast projektist nagu Erkli Puksi ja Swedbanki integratsioon. Ma ise isiklikult IT-inimesena arvan, et Eesti IT-tiiger on umbes 20 aastat koha peal istunud ja maganud. Ja eelmine aasta, kui me Swedbanki tiimiga Tallinnas Swedbanki kontoris seda asja tegime, siis mul käis nagu kananahk üle ihu, sest et ma tundsin, et see tiiger hakkas hüppama uuesti. Et midagi vinget on siit tulemas ja tegelikult tuligi. Ja siit sündis põhimõtteliselt 99% automatiseeritud raamatupidamine. Kuidas see töötab, mis see on, ma räägin kiirelt lähemalt kohe. Kõigepealt, kas Erklist sai pank? Ei saanud, Erkli on endiselt Erkli. Nüüd, kas Swedbankis sai järsku raamatupidamist tarkvara? Ei saanud, Swedbank on endiselt pank. Ja tegelikult, mis sündis, oli üks vinge koostööprojekt kahe täiesti erinevalt töötava ettevõtte vahel. Erkli ja Swedbank lõid käed ja mõtlesid, et siit võiks tulla äge win-win olukord mõlemale poolele, kus panga klient saab lõpuks ometi kiireks ja lihtsaks enda raamatupidamise ja raamatupidaja saab lõpuks ometi lahti mingisugusest pendeldamisest kahe tarkvara vahel edasi-tagasi ja sellise tüütu astumise. Nii, põhimõtteliselt, mis sündis, on selline asi, et Erkli Puks on täna siis leitav koheselt Swedbanki internetipangast. Kui te sinna lähete, siis ilma sisse logimata juba näete sellist tutvustuslehte ärikliendi all. Ja kui te olete Swedbanki äriklient juba täna, siis saate te registreeruda Erkli Puksi kasutajaks otse internetipanga sees. Seal ei ole vaja mitte midagi muud teha, kui lugeda läbi tingimused ja vajuta sõlmileping nuppu ja kõik tehakse teie eest ära. Ja mingid kasutajad midagi luua kuskil pole vaja, sisse logimine käib põhimõtteliselt samast otse pangast, kui logite mobiil-ID või ID-kaardiga panka sisse, siis lähete sealt otse raamatupidamisse edasi. Ehk ei ole vaja enam seal midagi lisaks täita. Ja raamatupidamise funktsioonid on
liidetud otse pangaga. Ja tegelikult see liitmine oli üsna nagu teoreetilises mõttes väga lihtne. Seal oli põhimõtteliselt ainult 2 kohta, kus see liitmine oli vaja teha. Üks koht oli loomulikult panga import ise, ehk nagu näete, siin on väike punane rist peale tõmmatud sellele select file nupule, ehk enam ei ole vaja panga väljavõtet CSV võtta ja seda raamatupidamisse tõsta, vaid nüüd need panga väljavõtte read liiguvad raamatupidamist tarkvarasse automaatselt läbi turvalise toru nii-öelda. Ja teine koht, kus see integratsioon juhtus, oli see koht, kus tavaliselt, kes on ERP-i kasutajad teavad, et siin näiteks märgid arved ära, siis tavaliselt peab vajutama siin mingit allalaadimisnuppu ja saad omale selle SEPA faili ja seejärel lähed ja paned selle SEPA faili sinna panka. Nüüd lihtsalt vajutad nuppu ja asjad liiguvad automaatselt raamatupidamisse. Ja meie nagu ERP-i tegelikult mõtleme iga päev sellele, kuidas asju automatiseerida. Ja me oleme veidike nohikud ka. Mina isiklikult olen ka selline tarkvaraarendaja rohkem ja minu hea kolleeg Taavi on ka kergelt selline nohik. Ja kuna me oleme sellised nohiklikud tüübid, siis me kogu aeg mõtleme, kuidas nagu vältida mingisuguseid käsitsi tegemisi ja mingisuguseid topeltkäimisi ja kõike selliseid asju. Ja siis kõik see automatiseerimine on nagu meie jaoks mingi suur rõõmukoht, kui jälle mingisugune nupp ära kaob ja mingisugune lisasamm ära kaob. Ja selle Swedbanki integratsiooniga tegelikult kadus terve hunnik igasuguseid lisakäike ära. Ja täna ongi nagu võimalik igasuguste maksete tegemine ja väljavõtete saamine raamatupidamisse võimalik ühe klikiga. Ja siin on näiteks mõned näited on, et oletame, teil on internetis või kuskil midagi müügil, teilt keegi tellib midagi, aga kaupa kohe välja ei taha saata, sellepärast, et makse on laekumata. Nüüd tavaline igapäevastsenaarium on see, et kõigepealt siis ütleme, teie saate tellimuse, siis te ootate, kuni see makse laekub, on ju. Selle jaoks peab minema raamatupidaja internetipanka, kunagi, kui tal aega on, see internetipanka logimine ei ole alati nii mugav, sest mõnikord on see üsna tüütu, on ju, pead uuesti selle ID-kaardiga sosserdama tükk aega, siis ei tööta jälle, brauser kinni lahti uuesti, on ju, lõpuks saad sinna sisse ja siis lõpuks saad selle CSV faili kätte, paned ERP-i raamatupidamisse näiteks ja siis lõpuks seod selle arvega ära ja teed selle töö ära ja siis lõpuks on ju, on sul, näed, et okei, nüüd on siin see arve laekunud, nüüd võib selle kauba välja saata. Lõpuks võib laomeestele teada, et pange see asi teele. Tegelikult nüüd selle lahendusega on see võimalik kõik automaatselt ära teha. Enam ei ole vaja seda oodata midagi, et asjad hakkavad reaalajas juhtuma. Ise just naudin seda vaatepilti, kuidas, kui ma ise ka nagu ettevõtjana käin tihti internetipangas mingid arveid maksmas, ja siis kui ma arved ära maksnud, siis on nagu hästi tore on alati näha, võtad raamatupidamisprogrammi ette, et väljavõte on juba raamatupidamises, arved on juba ära saanud. Mingi vigu ei ole, selge, kinnitan ära, kõik tehtud. Ja teine ja suur selline võidukoht tegelikult on kogu selle asja juures turvalisus. Nimelt igapäevaselt, kui tegeleda nende SEPA failidega ja CSV failidega, siis tihti need failid jäävad vedelema kuskile. Et tõmbate selle raamatupidamisest alla oma download kausta, see jääb sinna download kausta igaveseks seisma. Samamoodi internetipangast tõmbate CSV väljavõtteid, need jäävad sinna kausta igaveseks seisma. Just vaatasin oma arvuti download kausta, ma olen selline laisk tüüp, kes koristab oma arvutit mingi kord 2 aasta jooksul ja siis vaatasin, minu download kaust oli täis igasuguseid CSV faile, XML, mingid sepasid ja asju. Ja tegelikult kõik need failid sisaldavad näiteks teie ettevõtete töötajate palgaandmeid ja mingisuguseid muid selliseid andmeid, mida tegelikult näiteks ei tohiks näha teie IT-mees. Et kui te, ma ei tea, arvutile tuksi ja annate, ma ei tea, vaadata, tehke arvuti korda ja IT-mees on seal andmeid back-upima, siis ta huvi pärast vaadata, mingi sepa fail on siin. See on ju see, vaata, mis seal on. Oi, see vend saab rohkem palka kui mina, mis mõttes nagu. Ja kõik sellised asjad, et tegelikult see infokonfidentsiaalsus tänu nendele failide liigutamisele on suht nõrk täna. Ja tänu sellele, et
tarkvara ja panga vahel on avatud otsekanal, et failid enam ei jää kuskile seisma, need läiguvad ühest süsteemist teise, liigub see info ja see käib reaalajas, see jääb kuskile seisma ja seda ei näe ka soovimatud isikud enam. Ja tegelikult see projekt on suhteliselt algusjärgus veel, me oleme nagu päriselt laivis olnud alles mingi, ütleme, mina kuulsin seda alles novembris. Eelmine aasta kuskil jaanuaris hakkasime sellega tegelema, istusime Swedi meestega väga palju koos. Eriti meeldiv oli Swedbanki poolne selline kiire reageerimine kõigele. Alguses tundus meile suur korporatsioon ja kõik, aga tegelikult oli väga kiire ja tõhus koostöö ja kõik erinevad süsteemi muudatused tulid nagu nende poolt väga kiiresti. Ja koos mõtlesime ka lahendusi välja, mida seal pool paremaks teha ja mida meie pool teha. Ja ise nagu usume, et sellel projektil on veel väga ere tulevik. Siin on veel kõvasti tegelikult teha ja automatiseerida, aga see kõik sõltub nüüd loomulikult ka kasutajate ja klientide tagasisidest. Et täna tegelikult on turul selline nagu minimaalseid vajadusi rahuldav toode ja siit edasi saab ainult minna nagu veel pingemaks ja veel paremaks. Panna selle Eesti IT-tiigri veelgi kõrgemale lendama. Et kas kellelgi on küsimusi selle projekti kohta? Jah. See projekt töötab täna kõigis Balti riikides ühtemoodi. Et kui Swedbank töötab kõigis riikides, siis oleme samamoodi täna Leedus, Lätis ka. See on nüüd selline mõttekoht ja me ei ole veel sellega ise ausalt öeldes jõudnud tegeleda. Ma tean, et on olemas selline asi nagu LHV Connect, mis on üsna hea ja uudne kasutaja, üsna kasutajasõbralik selline rakendusliides. Nüüd kõik sõltub nõudlusest ja muudest aspektidest, et me oleme mõelnud sellele, ma ei oska praegu selle vastata, kuna see tulla võiks, aga seda on täna võimalik kolmandatel osapooltel ka arendada, seda liidestust juba. Aga loomulikult oleks mugavalt, kui saaks otse teha, aga me ei ole veel seda nagu paika pannud, kuna see tulla võiks. Ühele Swedbanki kasutajale mitu RP accounti. Täna on Swedbanki ja RP-Buxi integratsioon selline, et seos on nagu üks firma ühele firmale. Ehk siis, kui teil on RP-Buxis üks firma, siis see on seotud täpselt ära Swedbanki firmaga. Ja tegelikult, kui teil on erinevad firmad Swedbankis, siis mitme firma vahel lülitamine peaks täna juba töötama. Ei tööta veel. Okei, see on huvitav. Okei, siis me ei ole nagu selle kohta mingit tagasisidet hiljuti saanud. Üldiselt, sest tegelikult Swedbanki internetipank on selline töötab nagu ühe firma domeenis ja sealt võiks see asi või tõepoolest toimida. Aga me võtame selle tagasiside arvesse, kui te väidate, et teil ei tööta, okei, siis kontrollime üle. Kui palju täna on üldse keegi selle lahendusega kokku puutunud, kasutanud? Kui käe tõsta julgelt üles. Seal on 2, 3. Aga kui paljud teist täna kasutavad Swedbanki ärikliendi seda internetipanka? No näed, päris paljud juba. Aga kui paljud kasutavad RP-Buxi? Ma näen täpselt samasid käsi päris palju, et tasub kaaluda, et võib-olla lülitada hoopis RP-Buxi sealt poolt kasutama. Saaks päris palju ära automatiseerida. Kui rohkem ei ole küsimusi, siis võib pärast poole ka küsida, et me Karliga oleme siin samas maja peal, kui midagi on millegi. Ehk siis